edasi. Et hakkas kohe kolmanda koha mäng hakkas paremalt pihta. Finaal veel ei hakanud pihta. Et kolmanda koha mängus siis on praegu jäeti neile sama väljak, kus mängiti ka eelmist mängu. Et ühesõnaga kolmanda koha mäng Enn Anneli versus Kevin ja Robin. Nii, Enn lõi kohe ära krapsti ja nüüd on jälle Kevin ringis ja kolmas koht käib ühesõnaga, hakkas täie hooga peale, finaali ei ole veel hakanud ja Kevinil jälle hea asetus. Kevinil taas hea asetus. Finalisjon ja natsil, et see on Greti ja Mesta. Joh, ei tii, siin kuule lendab niimoodi, et paha hakkab. Paha hakkab ka. Ja tuli jälle heastus. Ja siis 17. koha peale hakkavad siin võitlema Kata ja Marju versus Maris ja Verons. Mängitakse 17. koha peale, seal auhinnad on suured, et tasub jantida. Aga tuleme tagasi siia. Anneli vise, oi, see läks lippama. Ja 9. koha peale Moensvilli 9. koha peale mängib Lika ja Tom mängivad Ida-Viru võistkonna vastu, mille kapteniks on Oleg. Nii. Kohamängud. Такой показывают. Да. Я буду снимать. Быстро буду снимать. Да. Сына специально, блядь. Потому что нам нечего проигрывать. Возьмем этого логиша и стопцем. Jäi lühikeseks, et 2 punkti sai siit juurde. Et enam lööma teisega ei läinud, et 2 punkti. Ehk siis Enn versus Eesti. Eestil on 2 punkti, Ennul ei ole praegu veel punkti arv avamata. Nii näitab tabloo, ega tabloo ei valeta. Aga tegelikult on jah, et Anneli ja Enn mängivad Robini ja Kevini vastu. Oi, ei tulnud hea vise Kevinil.
tõmbled veel või? Robin tegi väga hea karu sinna. Enn sai ka pihta. Karut ei tulnud, aga kenasti pihta sai. Terval on ikka endiselt 2 punkti peal. Anneli tegi väga hea astus. Robin lõi, ise jäi. Ja Anneli pani jälle mõõdetud viske sinna ja tuli, Enn näitab pöialt, näitab, et tuli esimeseks. Okei. Robinil on 1 kuul, Kevinil on 2 kuuli. Ja ilus retrolöök. Need kuulid seal kõik on Tõrva poiste kuulid. Ole nüüd terane. No. Praegu on jah, väljakul on ainult 4 kuuli, kõik on Tõrva meeste kuulid. Ja Enn asetab lihtsalt esimeseks. No, palun väga. Lihtsalt esimeseks. Kevinil toimetamist küll. Siit on võimalus küll, kui nüüd õnnestumiste korral oleks võinud ju... Ui, kui ta jäi lühikseks ja mu suund ka valed. 1 tükk veel, Ennul on 1 kuul käes veel. No, näed. Need lõpuni löömistega näiteks ja nendega on see jant, et sa võid lüüa, kõik tuleb väga hästi ja meil on 5 punkti peal, 4 punkti peal, 5 tükki peal. Ja siis, kui sa selle ühe löögi, tihtilugu on see koguni veel viimane löög, jätad tegemata, siis sa vastan ikka 1 punkti näiteks, a la. Et Kevinil praegu super asetus praegu, mis asetus, super karu. Ja Enn paneb ikka esi või teisi või esi, et ühesõnaga see Kevini 1 möödalöök maksis väga palju praegu. Ja maksis niimoodi, et hakatakse vist koguni mõõtma, et äkki Enn pani koguni veel hoopis esimeseks ka. Vaatame, mis lint ütleb. Ja ei, ikkagi esimeseks ei tulnud, aga Ennu vise oli selle võrra hea, et vastastel oli, ehk siis Tõrval oli ju 5 punkti peal. Näed, 1 vise, kõik on hästi, 1 vise tuleb auki ja ongi täpselt. Niigi läks, et vähemalt punkt on kirjas. Aga ei see hullu. Kevin Robin sai punkti juurde, punkt on number teadupärast. Punkt on meil number ka. No jäi pigem natuke lühikeseks. Mina nimetaks seda lühikeseks viskeks. Aga vaatame. No täpselt. Ja mul oli õigus, et Kevini vise on lühike. Anneli pani nagu käega sinna snadi kõrvale. Naksti. Robin kratsis ilusti ära selle. Ise ei jäänud väljakule, aga vaenlane ringis. Anneli pani jälle väga hea asetus.
nüüd on niimoodi, et see löögid ei tulnud Robinile välja. Üks läks mööda, teine läks üle. Mööda nad mõlemad läksid. Kevin enam pigem lüüa ei saa, hakkab kaitsma, sellepärast, et vastastel on veel väga palju kuule käes. Ja kaitseb, mis ta kaitseb ja kohe esimeseks pani ka. Enn läheb seda lööma. Ennul on 3 kuuli ja kas äkki Annelil on ka veel 1 kuul käes, aga Ennul vähemalt 3 kuuli on küll käes. Ennul löögid ei tulnud välja. Nüüd on Kevinil 1 kuul ja vastastel on veel Annelil 1 ja Ennul 1. Lööma enam ei juleta minna. No niimoodi. Tuli tohutu hooga tuli, mis ta tuli ja kõmdi Kevini kuuli pihta ja ise jäi esimeseks ka. Ja ma arvan, et Kevin läheb vist seda lööma. Jah, oi, see filmi peale ju. See oli ju supervise ju. Ilusti retroga kruttis kohe esimeseks sinna. Võt see oli üks mehe temp, ütleme nii. Tasub jantida. Annikene tuli ka vaatama. Annikene, meil on nüüd niimoodi, et meie mängu, see, mis mina praegu mängin, vaatame, see on nüüd kahjuks küll ja 3. koha mäng, sellepärast, et nagu te kõik väga hästi teate, siis Juris ja Kristaps tegid mingid, ütleme, nimetama paari supervooruga. Kägistasid ära Kevini ja Robini ja said hoopis ise finaali. Üllatuslikult, pigem üllatuslikult, et siin on praegu 3. koht ja finaalis mängib Edgars mängib Perkuga, mängib Jurisse ja Kristapsi vastu ebareaalne ka natukene, tead. Millised visked siit välja tulevad jälle? Ja just oli 2 tükki peal tõrval, tundus kõik elu lill olevat ja värki-särki. Aga siis Enn mõtles, et odot, poisid, nii ei saa. Nii ikka ei saa. Läks ringi, võttis kuuli, virutas ja virutas mõlemad minema niimoodi, et nüüd said Enn ja Anneli 1 punkti. Snadi väljavise neil ebaõnnestus. Jah. Heidi, nägid või? Mis Enn tegi, ma ei näinud? Enn pani Kevini kuulile, pani nihuks ja siis pani selle 2 Kevini kuuli nihuks minema. Anni 3. koha mäng, no. No on, jah, ma rääkisin. Ole kaasas, no. Jaa. Ja, siin on 3. koha mäng, jah. Ja veel kord olgu öelgud siis, et auhinnalise 9. koha peale mängivad Ida-Võru võistkond kapteniga Oleg eesotsas, mängivad Angelika ja Tommi vastu. Ja väga auhinnaline koht, 17. koht, kus on ka suured auhinnad. Seal mängivad meil Kata ja Marju mängivad Verontsi ja Marise vastu. Võitja saab auhinnaks. Rahalise auhinna ja seal vist juust antakse ja kõike head paremat ka. Ütleme nii, et kes veel nende turniiritabeliga midagi ei tea, siis ja keda kõik kindlasti väga küsivad, et kuidas siis Moensil läks, aga Moens jäi jagama 5. kohta, nii et 5. kuni 8. koht.
Toronto Tommiga võitlesime, mis me võitlesime, aga kaugemale ei jõudnud ja meie teekonna lõpetasid just nimelt Kevin ja Robin. Kui kedagi see väga huvitas. Aga okei, Enn tegi 2 auku. Ja seis on nüüd niimoodi, et Anneli vise ei tulnud küll välja üldse. Ennul on 1 punkt ja Robinil ja Kevinil on 3 punkti on siin 3. koha mängus. Finaalis on seis Marks ja Edgars juhivad 3-1 Juurisi ja Kristapsi vastu. Ja nüüd tuli, aga teisele poole läks, aga päris hea asetus Anneli poolt. Ja Ennul läheb viimane kuul lendu. Väga väärt viske tegi. Ilusti ees kuul, ma ei tea, kas ta esimeseks kohe tuli, aga ilmselgelt seda minnakse kindlasti kohe lööma. Terval on veel 4 kuuli käes, et igal juhul on see vaja siit ära lüüa moel või teisel. Väga hästi. Ja nüüd lööme ka seda kõrva paaris olevat kuuli, seda parempoolset kuuli, Anneli kuuli. Ja sellele ka, aga ei pagan küll, kui ta on nagu ta on, et paras jagu kupukas, et ei läinud väga kaugele. Ma ei saagi aru, kellel nüüd ikkagi peale jäi, kas ilmselt ikka vist kunnil on ikka vist peale, aga või ei ole, või on. No see on täiesti pahandus. No see on teine pahandus. Jäi lindi peale, jah, midagi ei ole teha. Ma ei saa seda ära ka kustutada kahjuks kunn. Ja tundub, et viimati hoopis siit sai, kui tundus, et kõik on elu on lill, et siit saab Anneli ja Enn hoopis viimati punkti. Või siis ei saa, ikkagi pigem ei saa. Siiski ei saanud, aga jah, siis kui on võtukoht, siis nagu ei tule, midagi jääb natuke nagu puudu. No nüüd jälle, hakkame jälle otsast pihta. Jälle kunn paneb hea asetuse. Nii. Teeme hästi hea asetus ja teeme, mis me teeme ja lõpuks on ikkagi niimoodi, et nibin-nabin keegi saab 1 punkti. Seda lööma ei mindud, seda mitte asetama. Jaa. Just nimelt. Hästi Eve. Maans. Finaal toimib jah, selle lehe peal, ja nüüd ta ei tunde esimeseks. Finaalis on seis 3-0 Marksile ja Edgarsile. Marks hoiab siis ainukesena eestlaste lippu kõrgel finaalis. Ühtegi rohkem eestlasi finaalis ei ole. Kaugelt Lätimaalt täna tuli siia kohale kokku, lätlasi kokku tükki 3. Ja nii kummaline kui see ka ei ole, aga kõik nad seal finaalis, need 3 on. Et väga produktiivne, ütleme selle. Kuidas Anija mehed Tallinnas käisid, Oor, kuidas Warriorsi mehed, Riia mehed, kuidas Riia mehed tulid Viimsisse. Selline eepiline lugu. Enn läheb nüüd seda heledamat, seda kaugemat kuuli lööma, et siis jääks nagu, aga natuke peab üle ka vist lööma. Siis jääb Anneli kuulid heaks siia. No lõi, mis ta lõi, aga läks kahjuks Anneli kuuli pihta ja läks nii õnnetult, et ei kratsinud ikkagi kunni kuuli kaasa ei võtnud kampa, et nüüd on okei, nüüd ei ole ka väga vaja, nüüd on lihtsalt vahe on see, et nüüd on ainult 1 hea kuul, aga Anneli pani veel 1 hea kuuli sinna, et nüüd on neil justkui peaaegu nagu 2 head kuuli, aga kunnil on ikka kõige parem kuul.
ja nüüd ma ei saa nüüd aru, kas Ennul, jah, Ennul on 2 kuuli. Ennul on 2 kuuli veel käes. Marks, kuule. No, täpselt nagu ma ütlesin, vaatame, kas nüüd läheb midagi teistmoodi. Keegi teeb väga hea viske, siis viskame. Ja lõpuks siis, kui kõik on visatud, no ühe kaupa nokitakse ära kahjuks siin, aga okei. Parem nii, et sellepärast, kui ta teise kuuli pihta oleks läinud, siis oleks nurgad paigas, oleks selle kunni kuuli pihta võinud vabalt minna. Et lõi nüüd natuke eest ära seda kuuli, üks oleks veel vaja ära saada. Ebareaalne. Ma räägin teile, et viskame ja päeva lõpuks on niimoodi, et kui kõik on visatud, et tundub, et kas ikkagi teine on veel kunnil vist. Et nüüd läks ikkagi mööda. Et kas nüüd on, kui Ennul ja Annelil olid kuulid otsas, siis oli ju Kevinil oli punkt peal. Ja viskame. Teil või? Nendel? Jah, ja ma räägin. Et pärast põhimõtteliselt Enn ja Anneli ei pea midagi tegema. Viskad kuulid ära, vastasel on üks peal ja siis, kui Robin Kevin viskama hakkavad, siis on korraga 2 nendel peal ja üle läheb see ju. Jah, no täpselt nii juhtus. Oi, selline see petank on. Huvitav lugu, selline huvitav lugu juhtus minuga. Nüüd pandi snadi siia posti taha. Kus ma sinna peal saan? Nii. Seis on 2-4. Ennul 2, Robinil, Kevinil on 4. Kohe vaatame, kas akut on veel üldse. Mul ei ole näimegi. Võib-olla on. Võib-olla ei ole. Anneli suurepärane asetus. Annelit tuli küll ka. Täpselt snadi taha. Oot. Ja ma vaatan, et siin on mingi muutus. Suured muutujad. Poisid tegid vahetuse. Kund jääb lööma. Assaraisk kaart oli, lendu oli, kõiki oli ja läks ikkagi mööda täpselt ja üle ka natuke. See on ikka hullemisi lõpuks.
ma käisin vahepeal otsimas akupanka, et kes selle kuuli sinna pani? Kas Kevin lõi ja jäi sinna või? Maru vaikselt küll, ma käisin teises toas, et ma ei kuulnud tohutut rõkkamist ega midagi ei kuulnud. Enn lööb, Enn lõi täpselt pähe. Ma tean, et Robinil on 3 kuul kões, järelikult kunn pidi sinna ju karu lööma ju. Te ju nägite seda ju. Jaan on tulnud vaatama ju. Jaan vaatab 3. koha mängu. Esikoha mängus on seis Läti 2. Läti 2 ja pool Läti on 3. Ehk siis Marx ja Edgars juhivad 3-2 Jurise ja Kristapsi vastu. Siin on mingi segadus toimub, ma ei tea, mis need tervapoisid siin mõtlevad omast arust. Mõtlevad, mis nad mõtlevad, aga no ütleme nii, et tundub, et Ennul on küll nüüd kuulid otsas, Anneli on 1 kuul käes ja Tõrval on ka kuulid otsas, nii et no ma nüüd ei teagi, mis siin saab teha. Numero 1. Nii, võetakse kuulid maast üles, snadi võetakse üles ja selle punkti said Kevin ja Robin 5-2. Pandi nüüd, snadi pandi täitsa seina äärde, nööri äärde põhimõtteliselt. No selline safety turvaliselt. Kunn. Sa tegid kadu sinna ennast või? Aga kuidas see kuul sinna? Kus sinu kuul sinna saab? Sa asetad sinna? Sinna? Aga seal oli vastase kuul ju. Sa olid mööda? No siia? Jah. Asetad kokku. Okei, Robin on kuidagi katki läinud praegu. On vaja mingit remonti. All right. Snadi käis õues ära ka. Väga hea. Snadi pandi jälle nurga taha. Tom tuli vaatama. Tom, sõidu ajal ei tohi üldse vaadata. Tom, ma mõtlesin, et Tom läks natuke aega tagasi siit Võru poole sõitma ja sellepärast ma talle ütlesin, et sõidu ajal ei tohi ju vaadata, meil on keelatud sõidu ajal telefoniga näppimine ja vaatamine, isegi Moens TV vaatamine on keelatud, aga seda ma ju arvestan, Tom oli jõudnud ju tikupoiss ja ta ju laadib oma autot seal, siis võid vaadata küll nii palju kui kulub. Aga jah, Tom, kui sa veel ei teadnud, siis me vaatame praegu siin 3. koha mängu. Et Juris ja Kristaps tegid tervapoistel selja prügiseks. Кто здесь предыдущий? Хлопцы. Сколько? 4-3. Ei, pätt vaan. No nii. Robin sai terveks. Kõik on korras jälle. Kõik on jälle korras.
Ennul on 3 kuuli käes. Tõrval on 4 kuuli käes. Aga ei läks või? Kõikusid. Mõõtma ei mindud, aga tundub küll, et väga... No nüüd läks õue. Viimane nõks ikka läheb õue veel, pahandus ka. Ennu poolt vaadatuna. Aga veel kord. Me oleme seda näinud. Ja täpsemalt, mida me oleme näinud? Me oleme näinud seda. Kui nüüd Enn viskab oma võistkonna viimase kuuli, siis lõpuks on niimoodi, et võib juhtuda vabalt, et hoopis Kevin ja Robin nii kaua nad siksivad ja lõpuks võtavad ikkagi Enn ja Anneli 1 punkti, aga vaatame, okei, viimase kuuliga pani, arvame seekord ei lähe nii. Enn pani viimase kuuli väga heaks. Noh, väga okei. Töö tegi ära, lüüa midagi ei ole. Tõrval on meil 3 kuuli käes, 1 punkt peal. Kunn muutis tehnikat, hakkas kõrget loopima kuule. No nagu Vändras saelaudu, nagu Tõrvas saelaudu ütledakse, on see vanasõna. Ilusti seekord need kõrged asetused tootsid ja Robin ei taha alla jääda. Aga ei tulnud välja praegu, jäi, ütleme, kas jäi kätte kinni pigem vist. Aga mõtles, et teeb sama asja nagu Kevingi, aga viimast punkti ta ikkagi sisse ei saanud pandud. Aga 3 punkti on tõsiasi. Ja seis peaks olema nüüd 8-2. Joh, ei tii. Väga hea, no mis siin toimub või ei toimu. No ma ütlen, et ütleme näiteks nii. Täitsa 80 senti otsajoonest on snadi. Kunni asetust näete. Pole paha. Aga Anneli pani snatti kinni. Ja nüüd on nii, et püüdke snadi kinni. Just. Täpselt nii. Snadi õue. Nullivoor. Anneli viske puhul oli see, et nagu tuntud kuulsas telesaates. Nagu kuulsas telesaates Ma näen su häält. Et seal öeldakse ka ju, et teinekord halb on hea ja hea on halb. Anneli väga hea asetus oli seekord, mõnes mõttes halb, et snadi ikkagi õue läks. Kunni ei jäta järgi nüüd üldse, muudku loobib ainult. Lõpuks võttis ikkagi mõistuse pähe, lõpetas selle pikaks viskamise ära ja pani madalamalt seekord ja tuli esimeseks ka. Aga 3 kuuli on raisatud. Ja Ennu kuul tegi, Kevini kuulile tegi pai ja läks oma teed õue. Ja nüüd pani vasta lagi pead. Tahtis maa alla lüüa seda Kevini kuuli. Aga töö tegi ära vaenlane ringis. Ehk siis
Okei, täpselt. Võib-olla ma arvan, et sama koha peale täpselt, kus Kevini kuul oli. Finaalis on seis meil Läti 2, pool Läti 5. Ehk siis Marksil ja Edgarsil on 5 punkti. Enn tegi ilusa jättu. Aga nüüd on vaja esimeseks saada. Seepärast, et Ennul on nüüd kuulid otsas. Ja esimeseks ta tuli. Annelil on 1 kuul käes. Annelil on 1 kuul käes vähemalt. Ma võiks isegi arvata, et Annelil on hoopis 2 kuuli. Enn küsis Anneli käest, kas lööd või? Annelis muidugi löönd. Ja siis Enn ütles, et löö. Ja Anneli lõi ja virutas ja täpselt pihta ja kõik okei. Ja nüüd on kõikidel kuulid otsas peaaegu. Ainult Annelil on kuul kätte jäänud. Ja ma arvan, et siit tuleb 1 löök veel. Jäi natuke lühikeseks. 1 punkt. Seekord teist õnnestumist Annelil ei tunda, aga 1 punkt sai tõrvapoisid juurde ja seis on meil seal siis 9-2. 9-2 on seis. Joh, Heidi. Finaalis tundub, et Marks tegi suurepärase. Toimub. Kui te ennest kuulsite, et sealt finaali väljakult tuli see rõkkamine, Marks pani see hirmsa karu ja selle tulemusena asetati ka teised kuulid sisse, et seal võeti kohe 6 punkti, kui võeti kampa kohe. Et Marks ja Edgars juhivad seal finaalis 11-2. Niimoodi, ka nii võib teha. Kas see on nüüd see koht, kus hea on hea ja halb on halb, halb on hea ja hea on halb? Vaatame, kas nüüd 2 head kuuli, Snadi liikus, on nad ühe suuna peal, kas saab 1 kuuliga Robinest jagu? Ei, okei. On niimoodi, et oma riivakaga lõi küll 1 vastase kuuli ära, aga hullu ei ole. Kõik on hästi veel. Endiselt teine on tõrval. Ja nüüd on nii, et tundub, et vastastel on kuulid otsas ja 1 punkt on tõrval peal, kuuli on veel käes
ja 9-2 on seis, aga kas me hakkame lõppu siit ei tule, sellepärast et tundub, et kolmas on praegu endiselt ikkagi ja on, mis ta on, 3 punkti. Kätt suruma ei hakata, järelikult 3 punkti. Ja kui finaalis on seis 11-2, siis kolmanda koha mängus on seis hoopis 12-2. No nii, õnneks tuli snadi, kuul tuli nagu snadi kõrvale, et päris snadi ette ei jäänud. Et võib ju juhtuda, et see snadi ikkagi õue ei lähe, kui nüüd enne lööma läheb. Aga enne lõi mööda. Lõi üle. Ja enne lõi mööda kuulist, küll aga ripsas snadi. Anneli ei lubanud enam ennul lüüa. Ütles, et odot, stopp. Minu kord. Anneli paneb. Vaata. Tiitilugu ikka naised teavad, mis nad tahavad. Ei luba sellel mehel siin tuusaldada, siin kuul ja õue visatada. Läheb ise ruumi ja seal 5,4 sentimeetrit läheb ja paneb sinna. Naksti ära ja Robinle jälle naksti ära. Et päris okei. Vaata, kus Anneli tuleb veel samasugune heastus välja. Mis sa loobid need kuul ja metsa tead? Kaasa! Ai, nüüd läks peitu. Nüüd läks parasjagu, äkki tegi töö ära. Nüüd on niimoodi küll, et kui enne õnnestuks või võib loota, et snadi läheb õues, sest snadi on täpselt kuuli taga. Aga ei läinud. Ja ma arvan, et nüüd saab mäng läbi, sellepärast et Imet siin ei usu, et ma juhtuma hakkab, sellepärast et tõrval on veel 4 kuuli käes ja lõpp on peal ja ka Anneli löök küll õnnestus. Ripsaka tegi kuulile. Sellest tolku oli vähe. Kevin, Robin, Viimsi Tangihalli tupli võistlusel. Tubli 3. koht. Vaatame, mis nad ise arvavad, kas tasus jantida või ei tasunud? Näe, tasus jantida või? Olete te ka, kurat. No nii. Aga okei. 3. koht on välja jagatud, vaatame nüüd, lähme kaameratega nüüd finaalmängu juurde. Siin on otsustavad hetked ka. Kristaps tööb. Lõi hästi. Aga endiselt on Marksil ja Edgarsil peal kuul. Ja Kristapsil on käed taskus. Kuule pole. Juurisel on küll kuul. Juurisel on 2 kuuli. Kas minnakse snadile, ma pakun. Minnakse snadile. Ihaa. Ei olnud palju puuduks. Ja mäng sai läbi. Nii palju siis saime näha seda finaalikest. Aga ütleme nii, et Marks ikkagi hoidis Eesti lippu natukenegi kõrgele, et said finaalis esikoha Edgarsiga või ütleme, mis me ütleme või siis täname õnne, et lätlased kogemata ei tulnud täna 4 siia, et oli ainult 3, aga ei see midagi. Esikoht Marks ja Edgars, 2. koht Juris ja Kristaps ja 3. koht Robin ja Kevin ja 4. koht Anneli ja Enn.
nii. Lihtsalt huvi pärast. Ребята выиграли. Ребята выиграли, да. Они выиграли. Уже без вариантов. No так же, как и вы. No вообще. Juris on ise rahul. Juris on ise rahul. Et vaatame seda. Kui ma kaamera juba käib nii kaua, kui mul seda voolukest siin on. Vaatame selle 17. koha mängu ära. Lõpuni. Ja siis nii, selles mängus sai Maris ja Veronika said ka nii minema ja siin on meil siis 17. koht on praegu õhus. Ütleme seisu. Kata ja Marju on 10. Veronts ja Maris on 1. Aga Veiks, ma vaatan, et sa oled tulnud vaatama. Tere tulemast. Kui sa sealt kaugelt maalt nüüd tuled. Ise sa mäletad, mina ei mäleta. Mis sa kõike mulle lubasid tuua, et kui me Tommiga peaks 8 sisse saama. Me olime koguni 5. võib nii öelda. Nii et sul peaks meeles olla, mille peale me selle leppisime. Ja noh, sealt kaugemalt võid kingituse nii või naa tuua. Jäta siis kohvrisse natuke ruumi, et kõik kingitused ära muuks. Ja siis teisipäeval trennis näeme, teisipäeval tuleme kõik ilusti krabinal. Kes täna finaali ei saanud ja täna võitu ei saanud, siis nendel on eriti mõistlik tulla teisipäeval jällegi järjekordse trenni. Et saada ka osavaks. Et ruumi oli, Rönts vaatasin, mis see Maris siin põmmutab, et ma panen lihtsalt esimeseks. Aga kas nüüd on see koht jälle, et halb on hea ja hea on halb? Täpselt snadis kinni. Ja 9. koha peale mängivad Viru võistkond, mängib Saku võistkonnaga. No tere. Ma saan aru küll, et tere, aga sa kuulsid, mis ma siis ütlesin, jah, et vaatad siis tühjade kätega sealt ei tule. Ja noh, see läheb kõrvaliseks jutuks siin ära, aga ma lihtsalt ma ei olnud 5 tiimi, 28 võistkonda, 28. See ei ole sul mingi miks te 17. koha peal mängite, ma ei saa aru? Et see ei ole sul mingi 5 või 6. Ja 28 võistkond oli ja meie teekonna ma täpsustan lihtsalt sellise kõrvalpaikena räägin siin Veikole, kes ei tea mitte midagi praegu täällä jälginud. Et meie Tommiga teekonna lõpetasid Kevin ja Robin ära veerandfinaalis kahjuks. Kahjuks. Aga ei see midagi. Nad olid tublid. Meie ei olnud täna väga tublid. Aga kingitus ikka tahame. Niimoodi. Ma küsin
ma lähen küsin, mis seis seal 9. koha peal on. 9. koha peal mängivad jah, Tom ja Lika ja Oleg ja vaat selle teise noormehe nime ma ei tea, kellel on habe ja pikk mees. Ebareaalne. Ja 9. koha mängus on seis on 9 punkti on Olegil ja Andreil ja Likal ja Tomil on kokku punkte 7. Nii. Muidugi no 5. koht on ikka väga tubli Ma ütlen, et mul läksid pinged maha ära, siis kui ma 8 ära sain, siis mul tuli meelde see, et mis sa kõik seal ära lubasid meile. Ma ei tea, Tomile, ma ei tea, mitu liitrit veini ja mis seal kõik olid. Ma ei tea, ma pean vaatama, kas ma lindistasin tulle juttu või lindistasin. Et siis mul läksid pinged maha, et sain juba 8 ära. Aga olgu siis. Mees sõnast. Tead küll. Aga okei. Ma loodan, et kõik, kes on... Meil on ju tulemas, mis meil on tulemas? Meil on tulemas ju, jaanuari lõpus on tulemas ju Masters. Vana hea Masters tuleb jälle tagasi, on kutsutud ellu ja väga elevust on tekitanud need kaptenid valikud, kes valib keda, kes veel saadaval on ja ilge vangerdamine ja värki. Ma loodan, et Veiksile on kõik edasi antud informatsioon ka tänase päeva kohta, ma loodan. On Harri täna sai valida, ma arvan, et ta edastas ära, Veiksile kõik on korras. Et homme valib Robin ja homme valib Robin veel üks kord ja siis valib jälle Harri ja siis jälle Oleg ja siis jälle Tom ja niimoodi sinna allapoole jälle tagasi läheb, nii kaua kui jälle Marksi kord valida on viimasena. Aga see tuleb üks vahva võistlus küll seal 24. jaanuaril. Et selles mõttes, et on mida oodata ja värki. Ja need, kes ei osutunud valituks, ei osutu. Mina arvan, et too on nii vahva üritus, toda kannatab ju isegi tulla siia vaatama siia Viimsi petangi all ja kaasa elama ja siin on meil igal juhul on hea seltskond, tulevad head mängud, lõbus fun, avatud on tõenäoliselt ka baar. Ja miks mitte tulla omadele sõpradele ja tuttavatele ja klubikaaslastele tulla kaasa elama. Ja siin Marju lõi ja jäi. Ja siin on seis nüüd 11-1. Marju ja Katja juhivad. Ajamängu ei ole. Kõik okei, väga hea, hästi. Siis on hästi, kui kõik on okei. Ja teisipäeval siis veel kord. Kuna homme, siin algselt oli plaanis ka pühapäeval teha, oli Perkul variant teha siin ka triodele võistkond, aga millegipärast oli see registreerimine suht jahedavõitu, et vist registreeris ainult vist 3 või 4 võistkonda, siis oli mõistlik võib-olla see ära jätta seekord. Et ma pakun, ega siin muud varianti ei ole, ilmselgelt võib-olla inimesed homme teadupärast 3. advent, et kas kiirustavad poodidesse kingitusi ostma või metsa kuuse järgi mine võtta kinni. Aga homme triot ei toimu, nii et siis mina igatahes tulen teisipäeval näiteks siia samma Viimsi petangihalli harjutama, et saada ka osavamaks. Et tulge ka.
ja teisipäeval on ju see teisipäeva turniir ka õige. Selle aasta viimane see teisipäeva turna pidi olema. Algusega vist oli äkki 6:30 äkki. Et tasub tulla. Saab väikse võistlusmomendi ka sinna sekka ja mitte ainult treenida. Et see on täitsa okei. Uksed avatakse juba, ma arvan, 4:30, et nii palju, kui ma Marksi jutust aru olen saanud, et võib kindlasti tulla ka enne 6 juba kohale siin. Väga okei asetus Marise poolt. Noh. Nii. 17. koha peale käib ikka tuline andmine, nii et 2 punkti see Maris ja Verons küll nüüd juurde mõõdavad kolmandat, kas tuleb ka kolmas? Vaatame, aga praegu on seis hetkeseisuga on 1:11 ja 9. koha seis on 7:9. Seal juhivad ja siis Oleg ja Andrei. Väga hea võiks. Kingitused kaasa ja trenni. Nii, ja mis me saime? Mis me saime? Ei mõõtnud ära. Ainult 2 punkti. Ehk siis seis on Katja ja Marju on 11 ja Maris ja Verons on 3. Nad on natuke siia poole. Ja. No vaata, ega sellest ei ole midagi, et kell on 19:34 ja snadi kaugus on ringist mingi 9 meetrit võib-olla. Ikka pannakse snatti, no. Ikka snatti, no. Siis ole meiega. Oh, wow. Nice one. Wow. Katja ja Marju kuul osutus paremaks. Ossa kuri küll, no. Aga see lindi peale ju.
Ma võin veel võtta. Mis on 11 või 71? 11. Vaatad jah? Ma ei näe, mul virvendab. On 11, mitte 71. Ei ole. Asi on kõvar. Kell on nii palju õhtu käes, aga paneks statti, paneks rauda niimoodi, et oh. Ei pane. Väsi. Palju sul siis vanust siis turjal tuli ka täna? 63. Pole 65 tuli. Op, see ka lindi peale ju. Ei ole veel jah. Aga bensile ikka ei saa nii ruttu veel. Ma ei tea, aastat olnud. Mereväelane, mis baleriin, mis olid baleriin? Baleriin, näed mu baleriini. Vanasti olid baleriinid. Baleriiniga kui ka. Baleriinid sai väga vara bensile. Kuidas see nii vara? Sa oled palju tööd teinud? Mul on tervis kahjutud tööd. Okay. Ma olen ehitusel tööd juhataja. 25 aastat vist. Või natuke rohkem. Päriselt ka see on nii kahjulik? See on nii kahjulik töö? Eesti Vabariik nii arvab. Väga hea. Mis ma saan siis vastu hakata? Ma ei saanud vastu hakata. Ei. Jah, siuke juhus oli. Vaadake, nüüd tuli selline lugu, et ma ei tea, mis need tõrvanaiste nüüd viga hakkasid. Võtsid kohe 5 tükki nagu korraga. Nii et ohohohoo. Ja tagasi mängu hakkavad tulema kohe. Seis on 8-11. Aga no, kenad sooritused on nii või naa. Kenad naised, kenad sooritused, kõik on väga okei. Ma ei näe nii kaugele seda snadi, vist seda sinine snadi on. Ma tean küll, mis põhjus oli. No. Ma ütlesin, et ma ei saa ennem kodu minna, kui auhinnad on jaganud. Nad on viimased, kes siin peksavad. Ära ütle midagi, siin läheb revimiseks, kes viimaseks. Kas 9. koha mäng või... see on 9. koha mäng ka. No, muidugi no. See pole tähtis, 17 on ikka 9. Mõlemal on väga suured auhinnad mängus, mis ma ei, see auhinnadeks, aga... No näed, vaata, millised taset on. Jah, nüüd hakkas mängima. Igal pool on asetus snadi. Seal asetati kohe snadisse ka 9. koha mängus. Jah, ega siin ei ole ka väga kaugel. Ei ole. Ei ole paha, mis sa üldse. Ühte võib öelda, kuuleme kolkus. Sa lubad? Luban. Oli. See. Puukolks, okei. Nüüd oligi ei, pagan küll. Igal juhul käib kolku, vartu puud läheb. Vartu kuul. Tõsi. Nii, 9. koha mängus on seis on 9-10 ja mulle tundub, et endiselt vist Andrei ja Oleg on vist juhivad. Lika ja Tommi vastu. Ei läinud lukku. Kirre Lika. Oi, siin juhtus õnnetus nüüd. See oli õnnetus praegu ka. Et ei tahtnud üldse edasi minna enam.
ai. Natuke sidus Kata kuuli nüüd ära. Marisel 3 kuuli käes. Kas minna seda paari lööma nüüd, kuhu Verons viimase pani? Tuleks ruumi. Vaatame, mis teeb. 1 punkt on käes. Olemas praegu. Minnakse lööma. Ai! Aga teil on peal või? Palju? Kuulge, praegu on 4 peal. Marisel on 2 kuuli käes. Ja seis on 8-11. Kas selline lõpp tänase päevale veel? Ärge nüüd ütelge. Ärge nüüd ütelge. Ärge nüüd ütelge, et ei tulnud. See on 1 miljon ruumi. Niimoodi siin need asjad muutuvad. Ühelt maalt on 4 peal. 1 löök on ikka väga hea asi. Ja läks vist pikaks. No ruumi on, no come on. Tuleb ilus. Kas tuleb matšpall? Matšpall. Ohohoo. Kas oli liiga lihtne või mis siin oli, aga lippama ta läks ja kahjuks Maris 2-ga ühte sisse ei saanud enam. Aga 4 punkti. Osa pagan küll. Aga viite oli ju vaja. Tuletame meelde, et selles mängus oli seis. Alguses oli ju 1-11 olid Verons ja Maris taga. Ja niimoodi see mäng keeras ja pöörles ja tulid tagasi mängu ja nüüd ju oli kõik super löök Marise poolt ja ole ainult tubli ja pane sisse, aga näed, see ei ole niisama lihtne alati. Aga Verons paneb jälle esimeseks. Päeva lõpul tase on tõva. Ja vaata, naised ei väsi. Naised on tublid. Nemad ei väsi. Millest ma räägin? Tase on ju kõva. Püha ristivägi. Üle kuul pannakse mingi 9,5 peale niimoodi kõmd ja tehakse jätu sinna. Ma lihtsalt imestan, milline tase ikka on päeva lõpus.
naised ei väsi ära, lihtsalt naised ei väsi. Meestel oleks ammu juba buss risti. Aga naistel tuleb siin värki, asetust ja lööki, kõike tuleb. Ai, nüüd sai natuke vale parki sai küll nüüd. Tuletame meelde, et selles mängus on siin selle mängu hind on 17. koht ja Maris ja Verons tegid hullumeelse tuleku 1-11 seisu pealt. Oli isegi võimalus lõpetada. Suht mitte maailma kõige keerulisem. Oleks olnud ka eelmise vooruga ära lõpetada, aga seda kahjuks ei juhtunud veel, aga nüüd on nii, et Katal ja Marjul on vaja 2 punkti. Marisel ja Veronsil on 1 punkti vaja. Ei tulnud veel ei tulnud. Aga üldiselt on nii, et mul veel telefon veel akut on. Ma oleks täitsa hea meelega vaataks praegu siin, kui tuleks 12-12 ja siis oleks korralik triller ikkagi. Kui nad juba nii kaua on neid punkte mänginud, et miks mitte, teeme siis juba 12-12 ära ja siis on nad seisus, siis on inimesed tüürgud seisus, selles seisus, et oleks võinud kohe mängida esimese punkti peale, et kes 1 punkti saab on võitnud. Aga selline see petank on ja siis oleks jäänud ju meil kõik need ilusad sooritused kõik nägemata. Nii, kas nüüd läheb Kärdla viimane kuul vist? Tuleb. Palun. Lihtsalt palun. Ma ju räägin teile. Mis oleks parem, kui karu vist ei tulnud, aga ilusa löögiga lõpetada mäng, mis kujunes tõeliseks trilleriks. Ja siit väljusid võiduga Tõrva naised. Verats! Tubli! Maris! Tubli! Ikka! Nii, ja nüüd lähme vaatame ka, me jõuame vaadata ka 9. koha mängu. Siin on ka jõudnud otsustavasse faasi asi. Vaatame, kas siin läheb ka 12 punkti peale 12-12 seisu peale või mis siin toimub. Moens TV reklaam on see, lasta alla. Tom, mul akut on nii, et mängige. Mängige ikka lõpuni välja. Ei päriselt, noh. Ärge nüüd niisama ära andke. Nii. Ehk siis selles mängus on saadaval ei vähem ega rohkem kui 9. koht. Ja seis on 12-10. Oleg ja Andrei on 12. Lika ja Tom on 10. Et ikkagi ei ole niisama, et siin ei anta midagi sulle niisama, et siin tuleb ikka kõik punktid välja võidelda. No, lühikeseks jäi, aga esimeseks tuli, aga lühikeseks jäi. Ja jälle esimene. See kuul on nüüd küll viimase piiri peale viidud, ütleme põhimõtteliselt. Aga õue ei läinud. Nii, vaatame, millega vastab Lika. Kõik mängud on lõppenud. See on nüüd viimane mäng siin täna jäänud. Ja põnevust küll aga. Pinget
õhus on pinget. Ja kui ta nüüd pihta ei lähe, siis ta tuleb ju esimeseks. Kui ta pihta ei lähe, siis ta tuleb esimeseks. Kõik õige. Tundub, et Oleg vist läheb lööma. Pakun. Nii on. Seal oli üks augu koht ja täpselt sinna augu kohta ta maandus. Suund oli hea muidu, aga sealt põrkas täpselt üle. Suund ei olnud paha üldse. Suund ei olnud paha üldse. Noh, nemad peavad muidugi mõtlema, et jaa, et niisama uisapäisa ei ole neid kuule sinna metsa mõtled visata, et vastastel ehk siis Likal ja Tommil oli endiselt vaja ikkagi lõppude lõpuks 3 punkti, et peab natuke kaitsmise peale ka mõtlema. Ja, palun. Palun. Suurepärane asetus, ilusti peitu. Ilus vise, väga hästi visatud. Kavalalt, et ta natuke peidus ka. Et oleks keerulisem lüüa. Väga hästi visatud. Ja vaatame, kas see on siis nurkade mängu lõpetav pall. Või saab Tommel ikka sellest ikkagi jagu. Ma vaatan, et lööma ikkagi ei minda. See on sellise suuna peal, et Tommile vist see eriti ei sobi, jah. Tommi löök on selline madal ja ette maha, et vaatame. Ma arvan, kui ta nüüd Lika paneks 3, siis minnakse küll lööma. Aga ta ei tulnud 3. Aga ta ei tulnud 3. üldse. Nii. Okei. Tommil on 3 kuuli. Olegil on 2 kuuli. Ja Andreil vist ei ole kuule. Jah, Andreil ei ole kuule. Oi. Oi. Viimasel hetkel ei jäänud seisma kuule, aga päris hea teine tuli. Nüüd on mõttekoht, et mida teha. Tommi kuul läks nüüd pikaks, kas minna asetama. Läheb snadi natuke edasi, on kohe 2 peal. Või minna ikkagi puhtalt lööma, siis oleks ka 2 peal. Vaata, mis nad välja mõtlesid, aru ei saa. Pagan. See kuul oli ees. No nii. Kukkus sellele täitsa ees kuulile pähe. Aga okei, nüüd on küll pahandus. Nüüd on, ja Olegil on veel 2 kuuli käes. Olegil on 2 kuuli käes. Päris keeruline seis. Päris keeruline seis. Lõpp on peal praegu, ütleme nii. 13 punkti on peal praegu. Vaata, mis Tom teeb. Kas annab veel võimaluse mängul jätkuda? Toho tonti, ma räägin, et kui õhtu kätte jõuab, siis ju hakkab ju tase tõusma järjest ju. Tase hakkab ju tõusma. Tom tegi seda, mida täpselt viimase kuuliga tegema peab. Pani kuuli, pani snadi taha. Ei jätnud snadi ette, et löögiga snadi õue läheks. Aga ikkagi Olegil on veel 2 võimalust. 2 võimalust. Praegu 2 tükki. 2 punkti on peal Likal ja Tommil suurepärane lihtsalt. Vaata, mis jutt. Nii. Ühest see jagu. Esimene üritus oli super. Töö tegi ära. Nii. Ja viimane kuul. Kas see on nüüd terve tänase võistluspäeva viimane kuul? See selgub kohe. Kui nüüd Oleg selle ära lööb, siis 2. 3. on nendel praegu. Vajalik on lihtsalt pihta lüüa, ise ei pea jääma. Ja
väga ilus löök. Tom tegi küll paraja pähkli talle, sellest lugu ei olnud. Oleg sai sellest ilusti jagu. Ja nendele kuulub 9. koht. Ja Lika ja Tom südika vastupanuga küll, aga mäng lõppes ja nendele kuulub täna siis 10. koht. Ja nüüd on kõik kohad välja jagatud. Oodata neid autasustamist ja suurte ja väiksemate autasude välja jagamine. Mis ma teen? Ma jätan selle... Jaa, Oleg tegi tõesti head löögid. Oleg. Kristel ütleb, et yes. Ma ei tea, mis see tähendab. Tubli. Ühesõnaga väga head löök. Publik on väga asjatundlik. Teavad täpselt, et on lööki värki. Kuulge, sõbrad. Mina panen selle... Oota, ma teen niimoodi. Juhtus niimoodi, et hommikul ma tegin ju selle intervjuu, vaata, ma panin selle ülesse ka sinna laivi. Marksiga meil oli samas kohas, hommikul me alustasime seda juttu päeva. Samas kohas olime. Ja juhtus niimoodi, et tollest sai aru ainult need, kes oskavad huultet lugeda. Nüüd ma ka väga kaugele ei lähe. Et meil need uhked mikrofonid ikkagi ei töötanud. Ma igaks üks ei julge kaugele minna. Aga midagi peale ei jäänud juttu. Kes oskab huultet lugeda, see saab aru. Aga ühesõnaga, mina ütlen siis teile selles aastaks. Moens TV ütleb häid jõule, head aasta lõppu. Käime trennis veel, kes saab, nii palju kui võimalik. Ja head vana aasta lõppu, häid jõule. Kes on head lapsed, saab kingitusi, kes ei ole, sa ei saa. Ja uuel aastal näeme jälle. Ja ma tänan teid, et te jälgisite Moens TV-d. Ja uuel aastal proovin ikka natuke juurde panna. Sellist äpardusi enam sisse ei tuleks, nagu täna hommikul näiteks. Et head vana aasta lõppu ja head uut aastat. Näeme uuel aastal. Nägemist. Moens.